5. Niguliste kiriku ja muuseumi lugu. Kirjeldustõlge. Niguliste kiriku kombatav makett võimaldab jälgida kiriku arhitektuuri ja selle arengut eri etappidel. Kirikuhoone rajati juba 13. sajandil, kuid seda on hiljem korduvalt ümber ehitatud. Niguliste kiriku makett on asetatud külastaja ette ida-lääne suunalisena, mis vastab kiriku enda asetusele. Maketi eesseisja on näoga lõuna suunas, vasakule jääb ida ja paremale lääs. Niguliste kirik oma praegusel kujul on kõrge läänetorniga basiilika, mille torni kõrgus on 106 meetrit. Basiilikast annab tunnistust kõrgem kesklööv, mille ülaosas on aknad. Kesklöövist kummalegi poole jäävad madalamad külglöövid. Kesklöövi kõrgus on 24 meetrit ja külglöövide kõrgus 15 meetrit. Niguliste kiriku maketti seestpoolt kombates võib tajuda suurtele piilaritele ehk tugisammastele toetuvaid võlve. 2 reas joondatud piilarid eraldavad kiriku kesklöövi külglöövidest, kummaski reas on kokku 5 piilarit. Basilikaalne kuju anti Niguliste kirikule 15. sajandil, kuid teises maailmasõjas sai hoone kannatada ja on suures osas uuesti üles ehitatud. 15. sajandil rajati kirikuhoonesse ka ümbriskäiguga kooriruum, mis asub kiriku idaosas. Kooril on mitmetahuline ehk polügonaalne lõpmik, mida saab maketil kombata. Kooriruum on kiriku kõige püham paik, seal asuvad Niguliste muuseumi ühed väärtuslikumad teosed, altariretablid. Niguliste kirikule on eri aegadel lisatud mitu kabelit ja tehtud juurdeehitusi, mida on kombates tunda nii kiriku maketi lõuna kui ka põhjaküljel. Kiriku põhjaküljel kooriruumi kõrval on ka käärkamber, kus hoiti jumalateenistuseks vajalikke esemeid, näiteks armulauakarikaid. Tänapäevalgi paikneb seal Niguliste muuseumi hõbedakamber, kus on eksponeeritud nii kiriku kui ka gildide ja vennaskondade hõbe. Käärkambri kõrval asub niinimetatud väike kabel. 14. sajandil rajatud kabel on üks kiriku vanimaid ja hiljuti tegi see läbi uuenduskuuri. Kabeli teisele korrusele viib järsk tornitrepp. Väikesele kabelile järgneb põhjaeeskoda, mis on ehitatud kunagise Püha Jüri kabeli kohale. Põhjaeeskojas paikneb praegune sissepääs kirikusse. Eeskojast paremal, torni põhjaküljel, on 2 kabelit. Need on aadlimeeste Gustav Adolf Klotti ja Peter August von Holstein-Becki hauakambrid, mis on rajatud 17. ja 18. sajandil. Tänapäeval asuvad neis Niguliste muuseumi tööruumid ja need ei ole külastajatele avatud. Niguliste kirikutorni lõunaküljel paiknevas suures kabelis on eksponeeritud Bernt Notkele omistatud kuulus teos Surmatants. 15. sajandil Püha Matteuse auks rajatud kabel kannab alates 17. sajandist Antoniuse kabeli nime. Antoniuse kabel on avar, keskse kõrge piilariga toestatud ruum. 19. sajandil sai Niguliste kirik uued neogooti raidraamistusega aknad, mis valmisid kohaliku kiviraiduri Johann Gottfried Exneri töökojas. Maketi peal saab neid kombata kiriku kõigil külgedel. Teine maailmasõda oli Niguliste kirikule saatuslik. Kuigi kiriku kunstivarade evakueerimist alustati ettenägelikult juba 1943. aastal, sai hoone 1944. aastal märtsipommitamise käigus pommitabamuse ja põlengus hävisid peaaegu kõik kirikusse jäänud esemed. Kannatada sai ka kirikuhoone ning hävisid võlvid ja tornikiiver. Pärast sõda otsustati Niguliste kirik taastada ja ligi 30 aastat kestnud restaureerimistööde järel avati muuseum kontserdisaaliks kohandatud hoone 1984. aastal Eesti Kunstimuuseumi filiaalina. 2022. aastal algasid Nigulistes taas suured ehitustööd, mis kestsid enam kui aasta.
Uuenenud muuseum avas külastajatele uksed 2023. aasta kevadel. Tööde käigus renoveeriti kirikuhoone torn ja rajati selle 4. korrusele viiv klaaslift. Uuendusena ehitati väikese kabeli 2. korrusele galerii, mis asub omaaegsete hävinud koguduse rõdude asemel. Väikese kabeli 2 korrusel on eksponeeritud Niguliste muuseumi väiksemate puuskulptuuride ja retaablite kogu. Niguliste klaaslift viib külastaja vaatama kirikukellade ekspositsiooni torni 2. korrusel ja taevakorrust torni 4. korrusel. Taevakorruselt avaneb võrratu vaade 4 ilmakaarde ja Tallinna peamistele maamärkidele. Kui soovid liikuda edasi Bernt Notke surmatantsu juurde, vajuta 6.